aga Madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, kas Jumal on toinsti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Ja naine vastas Maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ja Madu ütles naisele, et ei sure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes hääd ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema, siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid ennestele põlle. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti, sellepärast ma peitsin enese ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Adam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, Madu pettis mind ja ma sõin. Siis issand Jumal ütles Maale, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas, sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan vihavaanu sinu ja naise vahele, sinu seenne ja tenamse ilme vahele, kes purustab su peaga, kelle kanda sa salvad. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa labesoodel oled, sa pead valuga lapsi ilmale tooma, sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Aga Aadamale ta ütles, et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohid sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja, ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palgehigis pead sa leiva sööma, kuni sa helle mullaks saad, sest sellest sa oled võitu. Tõesti, sa oled põrm. Ja pead jälle põrmuks saama. Ja Adam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks. Ja issand Jumal tegi Aadamale pluu ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga. Ja issand Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nad üheks meie hulgast, tundes head ja kurja, nüüd, et ta oma kätt ei sirutaks ega võtaks ka elupuust ega sööks ega elaks igavesti. Siis saatis issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võendud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda kiirubit ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuu teed.